Mulle tundub, et meil on rohkem valikuid ja rohkem võimalusi. Ühelt poolt alguses võib-olla oli see gümnaasiumi lahutamine hirmutav just nendele õpetajatele, kes töötasid nii-öelda nendes torukoolides. Et mina olen terve elu tegelikult töötanud sellises koolis, kus põhikool oligi eraldi üksus ja tegelikult ma ei saanud nende murest aru. Aga nendel oli hirmutav just võib-olla see, et nad kaotavad nagu sellise sideme selle eelmise astmega. Tegelikult on Pärnu nii väike kogukond, ühelt poolt tundume Eesti mõistes suur, aga teiselt poolt nii väike, et me ikkagi ka meie koolis õpetavad kõigi Pärnu linna gümnaasiumite õpetajad, näiteks annavad ka põhikooli astmes tundi, et me jagame hea meelega õpetajaid ja tegelikult selline omavaheline koostöö ja kontakt on Pärnu suuruses linnas nagu vägagi võimalik ja väga tõhusalt toimib. Pärnu Koidula gümnaasium on eelkõige ikkagi jätkuvalt tuntud oma väga hea reaalhariduse poolest ja see tuntus on laiem kui Pärnu. Aga täna ma näen, et nende valdkonnad on läinud oluliselt laiemaks ja nad pakuvad valikuid ikkagi väga mitmel teisel suunal, et need noored, kes sealt on läinud edasi ülikoolides, tegelikult täna ei ole enam valdkonda, millest nad ei saaks hakkama. Et minu enda siin meie kooli vilistlaste hulgas rääkides on kõiki riigiteadlasi, pedagooge, aga jätkuvalt ka ikkagi füüsikuid, keemikuid, matemaatikuid. Nii et. Pärnu Päikesekool on tegelikult väga-väga oluline kool just nende eriliste laste jaoks ja me võime küll ühelt poolt mõelda, et kõik oskavad kõigiga toimetada, aga tegelikkuses see nii ei ole ja meil on väga hea meel, et täna on olemas selline suurepärane keskkond just nende lihtsustatud õppekava toimetuleku õppetasemel õppivatel lastele, kes vajavad väga spetsiifilist õppekorraldust, tugiteenuseid ja nende puhul joonistub eriti selgelt välja see, et mida keerukam on lapse erivajadus, seda pädevam peab olema temaga töötav spetsialist. Ja selge on see, et täna igasse majja selliseid spetsialiste ei jagu ja sinna on nad nagu kenasti koondunud, nii et see on küll sellistele lastele nagu väga oluline keskkond. Tammsaare põhikool tegelikult hästi põhjalikult, nii palju kui mina kokku puutusin, valmistus selleks ette. Et see ei tulnud, et neil tegelikult enne seda Ukraina kriisi juba nad ikkagi ju tegelesid sellega, lihtsalt see Ukraina kriis lõi neil korraks uuesti nad pidetuks, sest me kõik teised saime Ukraina kriisist ka osa, aga mitte sel määral nagu nemad. Aga tegelikult nad on hästi innustunud, tahavad seda teha, aga selge on see, et nad vajavad jätkuvalt veel pikka aega tuge ja meie sellist kaasas olemist. Nagu me projektis ka kirjeldasime, siis me tahtsime teha siin Hallinga valla piirkonnas koolireformi. Me alustasime sellest, et gümnasistide arv oli vähenenud, järk-järgult sulgesime gümnaasiumi osa ja siis oli plaan 2021. aastaks sulgeda ka väikesed 5–7 kilomeetri raadiuses olevad väikekoolid. Ja seda me ka siis uue Põhja-Pärnumaa valla ajal tegime. No peale seda renoveerimist märgatavalt koolikeskkond paranes. Välisilme muutus, maja sai soojaks, ventilatsioonisüsteem ehitati väikeklasse, tuge vajavatele õpilastele, õppeköögid, tööõpetusklassid, kõik sai kaasajastatud. Pärnu Jaagupis kasutatakse maja väga tihedalt, nii õhtusel ajal kui siis ka ristkasutus toimub õppetöö käigus. Et paar aastat tagasi sai renoveeritud siis kasutuseta jäänud algklasside korrus ja sinna tõime siis meie huvikooli, Pärnu Jaagupi muusikakooli ja see võimaldab näiteks nendel üks-ühele õppes osalevatel lastel hommikupoole kasutada neid ruume. See, et Pärnu Jaagupi piirkonnas gümnaasiumi aste lõpetas, oli õige otsus. Esimene lähteülesanne oli ikkagi see, et Taeblas oli
vana 79. aastal valminud 600 õpilasele mõeldud koolimaja Koloss, kus tegelikult reaalselt õppis 100 ja natukene peale õpilaste. See hoone oli ääretult halva ehituskvaliteediga, meeletult suurte küttekuludega ja gümnaasiumiastme õpilaste arv ka järjekindlalt vähenes, et selles mõttes oligi eesmärk oli saada uus koolimaja, eesmärk oli koolivõrk korrastada selles mõttes, et gümnaasiumiaste sulgeda ja saada siis põhikooli õpilastele korralikud õppimistingimused. Taebla koolimaja kui niisugune õppekvaliteeti ju ei paranda või ta pakub küll uusi tehnilisi võimalusi, aga eks õppekvaliteedi kõige suuremat mõju avaldavad ju inimesed, õpetajad, õpetajate koolitamine ja nii edasi. Ja siin on teised vallapoolsed meetmed, kuidas me oleme oma õpetajaid toetanud. Näiteks meil on oma õpetaja tugispetsialisti stipendium ja nii edasi. Aga koolimaja loob selle fooni, mille taustal on võimalik seda kõike teha. Taebla kooli õpilased võitsid ja ka töötajad võitsid tänapäevased töötingimused. Ja kogukond võitis selle, et meil on tõesti koht, kus seda kaasaegset kooliharidust anda. No see, et riik võttis Wiedemanni gümnaasiumi enda hoole ja hõlma alla, see oli väga tark otsus. Ja tänu sellele meie haridusvõrk Haapsalu linnas korrastus päris oluliselt kohe. Ja tänu sellele meie põhikool sai natukene ruume juurde, kuna riik tegi väga targa otsuse, et ühisgümnaasiumi puhul või riigigümnaasiumi puhul koha pearaha ei võeta omavalitsustelt. Kui me seda projekti alustasime, siis oli see oht veel üleval, et me hakkame laste eest raha maksma, aga õnneks see otsus tehti ära, nii et riigigümnaasium on täiesti sõltumatu meist, meil finantsilist suhet ei ole ja tänu sellele meile vabanes päris oluline summa ja teine oluline suur raha vabanemine oli see, et riik hakkas seda vana maja ise korda tegema. No, ma olen siin direktoritega vestelnud ja üks põhiline argument, miks sellist avatud uste täielikku olekut ei ole, on see, et majad ei ole valvuritega. Ja põhimõtteliselt need klubid või laurukoolid või tantsukoorid, kes siis käivad, kasutavad koolimajas ja need on ikkagi õpetajate enda vedada. Aga ju meil siis praegu ei ole ka suurt häda, et meil on see vana põhikool on veel alles, kus meil pooles majas on ikkagi soe sees ja saalides tants ja trall käib, aga eks me selle maja ka varsti maha võtame.